kohe, kui ma ütlesin seda välja, ülehomme saame omale mingid klamüüde jalgrattasadulast. Ma sain siis bussismelt selle klamüüde, jah. Seda sa rääkisid kodus. Seda ma rääkin kodus. Ja maikuus mul oli täiesti koll ees, mul niimoodi, ma ei viitsi, ma ei jõua, ma ei taha, mul kodu. No, ära jumala eest uksest välja mene. No, õhk on mürgine, haigused levivad. Ikka nagu filmides, et refid põlevad tänavatel ja mingi anarhia. Kui sa ütled mulle, et relvad kätte võtta sellepärast, et tõrjuda zombisid või mingeid asju, kes ei ole eestlased ega venelased, kes siin elavad, siis jah, puhtfüüsiline seemendamine, herpes on ju huuleherpes ja huuleherpes ja herpes. Genitaalherpes. Ühesõnaga ärge nühkige limaskesti kokku, ükskõik kus need on ja aitab küll. Ei no kui tead ikka limaskesta, siis õõru. Limaskest on nagu üks erutamaid sõnu, Andrei, mis sa kuulnud oled. Ping, 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 ping. Mida? Iga kord kui uks lahti käib, siis oleks nagu elektrijaamas on. Sai ju räägitud, see on minu koroonamikker. Minu koroonamikker. Kas on kõik hästi? Kõik on hästi. Või on nii on paremini? Nii. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tere tulemast järjekordsesse Kifecasti, kus me oleme jõudnud koju koos meie uute pereliikmete paljundamise tagajärjel tekkinud puhtfüüsiline seemendamine. Ja nüüd seemendamise tagajärjel on juhtunud niimoodi, et enam mina ja Andrei ei ole bossid, me oleme nõudepesijad ja Kifi uued bossid on edaspidi Jaanus, Kaarel. Suurepärane. Kuidas te jõudsite siia? Mida te tegite selleks, et olla uued Kifi bossid? Linnahalli juures läksin bussi peale 73 ja siis tulin sinna Plessneris maha ja nägin, et siin on baar ja mõtlesin, et tulen tööle. See kõlab nagu kena karjääri ehitus. Absoluutselt. Kopajuht olen ka olnud. See on sama, mida me tegime, kui me tulime kunagi siia. Aga me just tulime autoga või? Ma ei mäleta. Aga väga halb ilm oli ja siin oli rõve ja tuul oli ja mingi paska lendas igale poole. Okay. Nagu ikka. Kõlab nagu muu sünnipäev sinna. See kuusk, mis siin oli ilusasti ära ehitud ja värgid peo algusest. Kõik põles, kõik oli kena. Mingisugune tund aega läks mööda ja siis kõik tuled kustus, see kuusk oli peaaegu külili ja värgid. Aga mina, ma ei tea, lühike jutt on see, et tegin 2 kuud suvel tööd siin ja nüüd olen juhataja. Aitäh, poisid. Pikk jutt on see. Võime põhimõtteliselt otsad kokku tõmmata ja aitab tänasesse. Ega ma ei räägigi ju palju. Ega meil rohkem ei olegi vaja, Jaanus tuli 73 bussiga, Kaarel on 2 kuud töödanud ja nii... Põhimõtteliselt nii lihtsalt saabki Tallinna baari juhatajaks. Ma arvan, et see on väga palju lubav, esiteks on ju. Teiseks on meie poolne väga hea otsus. Palju nad on niimoodi nagu pärmid on ju. Nüüd me saame lõpuks minna Haapsallu grillima. Teha oma hilissügised grillid ära, käia saunas. Ühe korra. Ja siis tulla tagasi ja tööd hakata otsima. Jaa, sest no võib-olla nad võtavad meid tööle mõni päev siis, kui graafikus ei... Pahast ja reedet laubat on nõudepesijad vaja, et nagu ses suhtes me võime läbi rääkida. Meil on see kitsas käes ka tegelikult. Okei. Kuule, aga see selleks. See on kõik praegune... oleku moment on ju, aga mis background, mis tagataustal mõlemal on? Jaanus? No nii. Mitu aastat olen töötanud teeninduses, alustasin Swiss Hotellis. Siis ma sain aru, et ma ei taha mitte midagi teenindusega enam kunagi teha ja läksin lattu tööle hoopis. Siis ma sain aru, et laos ka ei taha tegelikult töötada, läksin teeninduses tagasi. Ja enne seda, kui siia tulin, Kristjan Pääske all sai ikka natukene euratud leivas ja umamis. Natukene, ehk siis mingi 4 aastat. Pea 4 suve tegin ära. Nihu jässe on natukene. See on natukene. Tšut-tšut, nemnoga. Ja siis ma sain aru, et suvel tahaks midagi muud teha. Kutsusin Kristo külla. Jõime õlut, väga hea õlu oli. Aleksander või? Jah. Oli ka või? Klassik. Ikka saassi saab meil siin juua. Saas. Ja ütlesin, tahaks midagi muud teha, rääkisin ära, mis mõtted mul on. Kirsto ütles, et ma annan sulle täpselt samasugused võimalused nagu kõigile teistele, tule töövestlusele. Ja siis ma tulin, kõige kallim töövestlus üldse, 50 € edasi-tagasi taksoga. Aga näed, toimis. Miks? Ma olin sõbrannal sünnipäeval samal ajal laagri tagaotsas ja ma olen läinud sinna ja ma tulen ka siia vestlusele.
ja siis vaatasin, okei, mul on pool tundi aega, tõmban takso ja tulin siia, esimene ots oli 30 eurot, teine ots tagasi oli 20 eurot. See oli mingi jabur olukord ka, et teistel päevadel sa saanud tulla ja see põhimõtteliselt oli ainuke päev, kui sa said tulla ja siis sa olid kuskil sünnipäeval ja siis sa põhimõtteliselt pidid nagu tegema mingi äkkliigutuse. Sest põhimõtteliselt ma mäletan seda momenti, kus ma helistasin Jaanusele üle ja küsisin, et kuule, et ma ei näe sind ühelgi päeval nagu, sest meil oli 7 päeva töövestlused, ma ei näe sind ühelgi päeval kirjas, et kas sa ikka tuled või? Ja siis Jaanus oli mingi, oh my god, ta mõtles päriselt seda, et ma olen kõigiga samal pulgal. No siis semi, jah. Tegelikult oli lihtsalt muud koosed igal pool ees ja ma nagu hoidsin ainukene võimalus, kus mul on natukenegi laveerimisruumi ja tulen kohale. Väga vinge töövestlus, 2 kuud sai tööd teha, mis oli augusti alguses või juuli alguses kuulutatud välja, et nüüd on nagu kõigil on võimalus, kes tahavad kandideerigu selle juhataja või majahaldja kohale ja siis kuidagi koos Kaarliga kompunnisime enda selle kava valmis ja need inimesed olid meie poolt. Vahest demokraatia toimib. Ilmselt sa käisid töövestlusel enne suve algust, on ju? Jah, see oli esimene Sunset Session ka. See oli päris äge. Tema töövestlus oli halli Sunset Session ajal. Siuke mäsu. Kuidas tundus? Kas see, mida sa nägid siin toimumas, oli see, millest Kristo rääkis koosolekul? Ei, no jah, no mäletan, et lauamäega õhtud, mis siin tehti, et nagu mitte midagi sarnast ei olnud sellele. Ilge möll käib, ootame pool tundi, millal Kristo tuleb meieni. Nagu mul hakkas iga, ma hakkan inimestega juttu rääkima ja siis järgmine lendab Kristo laivi ja hakkab küsimusi küsima ja siis vaata, et rahvas ikka möllab ringi, tasapisi muusika läheb ka veel valjemaks. Ja ma nagu ei, see on päris vahva. Ma olen 2 kuud olen kodus olnud, ma tahan midagi siukest teha hoopis. Ma käisin paar päeva enne seda vestlusel ja siis helistati või kirjutati järgmine päev, et äkki sa tuled appi meile siia sellesse treileri peale välja, et tuleb Sunset Session. Ja siis ma muidugi teadsin, et kui vestlus oli eile olnud ja täna kutsutakse appi juba, siis ilmselt on juba teemas. Lootust on natuke. Et ju ma ikka tõele ka saan. Aga ja tõesti, mul oli see... Minu küsimus oli pigem selles, et mis oli su expectations versus reality. Kas oli mingi vahe või kõik oli nii nagu me fucking kokku lubasid või? No töövestluse ajal oli küll suke, et what the fuck. Et lihtsalt see mass, kui ma tulin takso pealt, tulin maha, ma nägin seda massi, ma olin lihtsalt klõps pildid nagu, et vaadake, mis siin toimub, inimesed ei ole enam kodus ja möllavad ja jauravad ringi. Aga sealt nagu hakkas oletus tulema, ma lootsin, et on niimoodi edasi vaata ja päris mitu nädalavahetus saigi. Samamoodi, teisel Sunsetil sessionil ma olin juba samamoodi traileris tööl, panin tal missiooni ette, ma tahan vähemalt 2 kilo kassat teha, nätake 3 kilo tuli hoopis. Ja kogu aeg konstant lased ringi, seda ma lõikan välja. Me saime 200 eurot. 200 eurot, sorry. Aga jaa, konstant tramm oli ja selles tsoonis oli sitaks äge olla. Tõesti väga vahva oli lihtsalt inimesega, kellega ma olen kordagi koostööd teinud tegelikult niimoodi ja käed käisid nagu mingi kuradi araabia tantsud särgid ja rahvas liikus ja siis järgmine hetk on see, et ma ka paneme terrassi kinni, joon vett ja lähme sisse, möllame edasi. Mis on sinu background? Background? Kust alustada? Mitte stripikast. Mitte stripikast, no ärme sellest räägi siis. Aga Saaremaa poiss olen üldiselt ja ikka teenindusega kokku puutunud. Vinoteegis siis kõige rohkem võib-olla siis teinud sükest restoranitööd. See algselt oli siis süke mõnus sõdus veinikoht Kuressaares ja endise politseimaja vastas ja seal oli äge olla ja sealne perenaine Ülle, tšau. Ülle siis õpetas mulle kõik, mis ma vähegi tean ja veinidest ja asjadest ja sellest nüüd väga palju pole alles jäänud. Aga kogemuseks äge küll, et alguses ma läksin sinna ooperipäevade ajal kuidagi appi ja siis hiljem ma ikkagi olin seal peaaegu, et iga suvi, et seal Kuressaares käivad väga need hooajad ja need asjad, et seal võetaksegi 4 kuuks inimesed tööle ja siis üle talve vaatad ise, kuidas hakkama saad. Aga sellel ajal ma õppisin ametikoolis. Karjatad lambaid ja mingi... Ja sellel ajal ma õppisin ametikoolis majutusteenindust ka natukene, siis oli nagu see aja täiteks. Aga Austraalias sattusin ka nagu nii mõnigi eestlane ja siis seal ma tegin, siis olin sükses restoranis nagu Clancy's Fish Pub ja see oli täiesti India ookeani kaldal ja nagu filmis, et telesinine vesi ja ilusad inimesed
ja noh, see oli ikkagi seal nagu, kui ma olin seal Vinotekis trammi saanud, siis seal anti nagu trammile hoopis teine tähendus, et seal Vinoteki mahub heal päeval mingisugune 30 inimest, seal on 300 inimest Austraalias siis ja siis seal ma sain nagu sukest suure meeskonnaga tööd teha, seal oli teeninduse poole peal oli juba 18 inimest tööl ja siis seal alguses esimene päev ma mäletan, seal poleerisin kahvleid, nuge ja siis hiljem üsna kiiresti hakkasin seal ikkagi baaris ka pead tõstma ja hiljem hakkasin seal täitsa neid beer tappe seal puhastama ja tegema ja vahetama ja kuidas mind kutsuti seal, head stock controller või? Ja väga peene nimetus anti mulle seal, mul on mingi soovituskiri. Head pot controller, ei olnud või? Ja ei olnud päris selline. Selle ma sain. Ma olin oma sõbra Evaniga, meid kutsuti Chicken Chongiks. Ja eks seda mulle meeldib kõik on hästi, me oleme endiselt baaris ja need on meil töö käib. Baari helid. Töö käib ja shout out Butch ja Kristjan Valter 2 V-ga, nagu talle meeldib öelda, ta tutvustas mulle ennast niimoodi, ma olen Kristjan Valter 2 V-ga, jäi meelde. Ma ei tea, perekonnanimed endiselt, egas Valter ei olnud perekonnanimed. Kask on, ei ole, tal on vist midagi vahetada. Aga siia jõudsin siis, sain eelmine suvi, sain tuttavaks teiega. Jaa, mis asja on Curly Beats Project? Curly Beats või? Austraalias, ehk siis kuskil mingi 6 aastat, 7 aastat tagasi, mul on see DJ pisik oli juba siis külles ja siis ma mõtlesin, et kui ma tahan mingisugust päris asja sellest teha, siis peaks ikkagi mingisuguse nimega ära siduma ennast ja nagu päris see DJ ka ei taha olla, et DJ Kaarel Kivilo või mulle see oma nimega. DJ Kaarel Kivilo võiks kohe Kuku raadiosse minna. Kohe. Ja no see nagu ei kõlanud väga, siis ma tegin õhtureiviprogramm alguses 19:30. Hitid igalt poolt ja värgid ja mis see on, maa alt, maa peal. Et siis hakkasin genereerima mingid mõtted ja seal käisid igasugused asjad läbi ja siis tõesti Curly Beats sündis ja Kaaga just sellepärast, et kuna ma Austraalias olin sel hetkel, siis ma tahtsin kuidagi, nimi on mul Kaarel, siis ma tahtsin nagu kuidagi seda ennast sinna rohkem sisse panna, et ei ole C-ga Curly Beats. Ja siis sellega ma sidusin ennast ja siis tulin Eestisse tagasi ja kuidagi täitsa toimib see DJ asi, et nüüd koroona ajal oli vahepeal vähe süke keeruline, aga nüüd hakkab nagu normaliseeruma see asi juba, aga nüüd jälle samas hakkab jälle kiskuma kuhugi poolele, nii et olgu jumal restorani, baari ja DJ-dele armuline. Meie kui Noblessneri põhilised diivani analüütikud, kuhu see sügisene olukord läheb, kui kaugele, mida me prognoosime, mis te arvate? Kas täitsa lockdown jälle või? Ma prognoosin, et ma ei tea. Arvestades seda, mis inertsi pealt 2020 on liikunud, siis ma ootan ikkagi ühte lõpupauku. Nagu sükest lõpubossi vaata. Paar kuud on jäänud ainult veel ju. Kevad läks ka. Veel saab ju halvemaks minna. Me tahame selle 2020 nagu ühtsel noodil kokku tõmmata. Et see nagu totaalselt lõpuni välja putsu. Siis ma sisimas ootan kõige hullemat. Ja latt on ju päris kõrgele pannud. Kõigepealt olid Austraalia põleb on ja esimesed kuud kohe automaatselt või millal see oli ka 2020. See oli jaanuar. Terve jaanuar ju Austraalia põles, siis tuli Kobe suri ära muidugi ja sealt edasi oli Arizona põles. Arizona, nii läks. Siis tuli haigus, olid kodusõjad, värgid, särgid. Mis asja? Kodusõjad, vaata, seal USA-s mõõdetakse. Aga jah, eestlased on harjunud kannatama, et mul on vist see tunne, et praegu on august või september ja me ei ole vist piisavalt kannatanud veel. Et siis saame veel siin järgmise 4 kuu jooksul. Ja okei, kui sa ütled, et see on mingi kosmiline pauk, siis mis asja see võiks olla? Mis te arvate, mida te prognoosite? Mis tuleb või? Jumal, seda teab. Kõik on kodus, kõik asjad tuuakse koju.
ära jumala eest uksest välja mene, õhk on mürgine, haigused levivad. Ikka nagu filmides, et rehvid põlevad tänavatel ja mingi anarhia ja ma arvan, et... Olen nüüd. Mis peaks juhtuma, et eestlane läheks tänavada rehve põletama? Pane internet kinni. Aprilli rahutusi mäletate või? Oli vaja üks sõdur maha võtta ja kõik olid... Mitte isegi maha võtta, vaid ümber tõsta. Ümber tõsta, Need ei olnud eestlased. Enamasti kõik eestlased tulid ju venelasi Nad tulid möllama ja värgid ja see oli, mis sa arvad, et venelased ainult sealt poode tühjaks tõmbasid, kõik oli, täpselt nagu Ameerikas praegu oli, kõik tõmbasid Armani poode, vahet olla, siis olid venelased eestlased, kõik sõbrad, ühtemoodi varkas vaata, et ma ei tea, mina ei tea, kas nii hullusti läheb, ma arvan, et kui realistlik olla, siis mul on siuke tunne, et tuleb lihtsalt see kevade kordus, et saame kodus olla võib-olla natukene jälle mõelda, mida saab paremini teha kui mida saab paremini teha või kuidas saab leiba osta? Jah, võt ei teagi, Talongidega äkki kuskilt saab. Ma ei tea, mis sellest saab. Ma ei taha sinna energiat saatagi ausalt öeldes. See on tore asi küll, mille üle eietada siin, aga mingit kurja külla kutsuda pole ka vaja ju ometigi. Ära ole nii metafüüsiline, No kuulge. Ma ei ole nüüd kõige vaimsem inimene siin. Ei no väljendid. Väljenditega mingit negatiivseid sündmusi nagu magnet endale tõmbama. Ma ei hakka keerutama, ma ei ole nii mingisugune sensitiivne või vaimne, ma ei ole või spirituaalne, aga samas veidi olen. Samas, mulle, ma ei viitsi küll mõelda selle peale lihtsalt, et mis must kass jookseb üle tee ja Karel on mingi, tui on nii. Ei, ma olen nii nonju kass. Pluti. Ma ei tea, kas aasta jooksul peame relvad kätte võtma või mitte? Siin on... Eestis pole relva. See on väga selge põhjus, miks veebruaris, maailma pannakse kinni, kõik oleks mingi, ei. Okei, ja pandi fair enough, Jaa, aga nagu, kui sa ütled mulle, et relvad kätte võtta sellepärast, et tõrjuda zombisid või mingeid asju, kes ei ole eestlased ega venelased, kes siin elavad, siis jah, kui see puudutab seda sama rahvamassi, kes siin on, siis see on nagu literaali üks põhjuseid, miks mulle meeldib Eestis elada. Sest see rahvas on piisavalt, nagu, nad piisavalt palju tahavad teha, et see asi areneks edasi siin. Piisavalt pohhuja, et nagu mitte tegeleda suva asjadega, vaata. Et nagu, kui siin tekib mingi mäss, siis see mäss kestab mingi, ütleme, paar päeva, on ju. Sellepärast, et kõigepealt see algab, siis on need vennad, kes tulevad välja, siis on need teised vennad kodus, kes on mingi okei, ma ei viitsi praegu. Siis läheb 2 päeva mööda, siis nad on mingi okei, nad lärmavad nii kõvasti, nüüd saab minul juba asjad keema, on ju. Siis nad lähevad korra välja, siis lõpeb see asi ära, kõik läheb koju ära ja siis kõik on mingi okei, ma ei viitsi. Ja nii oligi aprillimess. Minu arust see kõik on nagu diivani analüütika level 650 ja ma armastan seda nii väga. Aga kus siis veel, kui mitte käivkästasin? Rahvast ikka lõhestatakse. Ma arvan, et halvim, mis juhtu saab või mis nühkimine võib tekkida, on see, et osad kuulavad sõna ja kuulavad, mis meil siin terviseametitel ja asjadel on öelda, eks ju, ja püsivadki kodus. Aga siis on ju need vennad, kes on mingi niimoodi, et sõnavabadus ja minul ei tule ütlema riik keegi kuskil, kus ma käia võin ja mina teen, mis mina tahan. Mis pool sa oled? Ma ei tea, mulle meeldiks mõelda, et ma olen seal kuskil mingi, äkki on seal mingi kuldne kesktee, seepärast mulle eriti meeldi ka öelda nagu, et tee nii ja tee naa ja nooguta nüüd ja kuula sõna. Aga et mulle meeldib oma peaga ka mõelda ja mis kõik veel, aga samas ma ikkagi usaldan targemaid inimesi selles suhtes, et kui üldine süsteem on nõuks võtnud, et on kõigil turvalisem mul ja kõigil teisel on turvalisem olla kodus ja nüüd natukene distantsi hoida, siis ma olen ikkagi eestlane, et distantsi hoidmine pole mingi probleem. Ma võin vabalt veits kodus olla, et eestlane lihtsalt, thanks. Ma olin seda väga kaua oodanud. Ma ei teadnud, kuidas seda oma ülemusele öelda, aga aitäh, et sa selle minu eest ära tegid. Ja, no siis päris keeruline on keeruliseks minna, on ju. Kui inimesed lihtsalt tahavad nii eraldatud olla. No, ma olen ikka kuulnud mitmelt kontoritöötajalt seda, et okei, kodukontorisse tulla oli keeruline. Et sa pidid ümber harjuma, uued harjumust tekitama.
ja see küsimus, et kas sa tahad kontorisse tagasi minna, siis kõik on mingi ei. Kodus on raske küll, aga mulle ikka meeldib üksi olla siin. Ma ei pea neid teisi inimesi nägema. Ma arvan, et see kevadaeg tegelikult näitas väga paljudele valdkondadele, et seda nende igapäevatööd on võimalik tegelikult teha ka hoopis teistmoodi, eks ju. Et noh, ei pea tingimata võib-olla kohal käima. No USA-st tuli just ju uudis, kuidas see Pinterest. Mul naine käib. Pruud Express. Nemad olid ju Ameerikas, ma mäletan, see LA-s ja San Franciscos, kus iganes ühes suures linnas, olid siis ostnud, teinud üürilepingu ühe majaga, mida ehitati, kus nad tahtsid üürida 500 000 ruutmeetrit pinda kontoriteks. Ja siis nad said aru, et nüüd, siis peale seda kriisi said aru, et meil ei ole vaja seda. Sest inimesed saavad kõik kodus tööga hakkama, kas nad tahtsid oma headquarteri sinna kolida, siis tühistasid ära selle, maksid 100 milli trahviraha. Mis oli odavam, kui seda ehitada? Odavam, kui tulevikus nägid, et hoida seda nagu, sest inimesed töötavad kodust reaalselt. No ja eriti selline töö, mis on internetiga seotud, miks mitte? Ja ma ei tea, et tegelikult kevadel ju päris paljud ärid kas läksid või üritasid ümber minna mingi internetiteeninduseks, kaasa arvatud baarid on ju, see on teine küsimus, kas see oli 100% legaalne või siuke nagu normaalne on ju. Aga ikkagi igasugused mingi saiakeste internetipoed on tekkinud ja whatever. Ja siis kõik need platvormid, mis pakkusid mingi kodukontserte läbi interneti ja nii edasi. Streami otsana. Jube, ma ei tea. Ma väsisin ära mingil hetkel isegi täitsa. Nagu... Esimesed paar korda oli põnev, nagu te elad kaasa, siis järgmine, ma ei viitsi. Netflix on ka tore. Sa ju käid nagu kontserdil tegelikult mitte ainult muusikalist sisu tarbimas. Kogu see keskkond, mis sul ümber on, see on oluline. Keskkond ja noh, kui sa oled nagu, kus sa slammid kuskil rock-kontserdil mingi backed alal on ju, siis muusika on lihtsalt osa kogu kogemusest on ju. Et olgem ausad, see mingi parfüümi ja higi ja suitsu ja mille iganes lõhn on, et see moodustabki sellest eufoorilist hetke, kui sa oled mingi fuck it, slammime. Ja. Sest et vabandust, siis kui oligi see minu see nii-öelda, mis proovipäev või kui ma appi tulin, kui oli see Halli Sunset see esimene, siis mul tuli peaaegu nagu pisar silma või ma olin täiesti emotsionaalne seal, mul oli niimoodi, et noh, nagu ma ütlesin, mulle meeldib ikkagi sõna kuulata ja kui öeldakse, et oleme kodus, siis kevadel oligi niimoodi, et see esimene kuu läks nagu niuhti oli niimoodi, et noh, et kuna ma ei olnudki enda jaoks mingit aega maha võtnud üle pika aja, siis oli täitsa mõnus, et olengi kodus ja värgid. Siis oli nagu see mingi aprillikuu juba, siis nagu oli nagu veits sai juba, polnud nii suur hurraa, et ja maikuus mul oli täiesti koll ees, mul niimoodi, ma ei viitsi, ma ei jõua, ma ei taha, mul kodu, ja siis tuli see sama, see Halli oma ja ma olin siin treileris täiesti üksi, polnud kedagi abis, tegin, möllasin ja siis oligi nagu sa ütlesid, et lõpus nad hakkasid nagu veits kruttima, et 10-ni pidi pidu kestma, eks ju, siis 9:30 pandi juba ikkagi niimoodi, et nagu peo valjususega olid need asjad siin ja inimesed olid nagu päikeloojus, inimesed olid nagu kätega taeva poole ja mul oli tõesti nagu pisar peaaegu silmas, ma olin niimoodi, et yes. Minu jaoks sel hetkel sai koroona see aeg läbi, nagu ma tean, et see on mõned vaatavad väga kurjalt mulle otsa, aga sel hetkel minu jaoks sai koroona läbi, ma sain aru, et jah, see oli nii lootusrikas nagu siiralt selline, ma tundsin, et me tuleme sellest välja, kõik on korras, kõik on okei. Et sellepärast, et ma olin just jaanuarikuus mõelnud, et nüüd ma hakkan freelance ainult DJ asju tegema ja tulen noorsootööst aitab värgi. Ja siis koroona oli, nii palju sulle freelance ja passid kodus nüüd 3 kuud ja lutsid pöialt ja vaatad ise, kuidas hakkama saad. Jaa, aga olgem ausad, Eestis oli see kõik võrdlemisi vaba ja hea ja nii edasi. Meil ei olnud rämedaid lockdowne ikkagi, on ju. Nii välismaa tulid ka inimesed siia, mis asja, kui te käite vabalt ringi ja maske ei ole ees, mis toimub? Samal ajal, see oli 6 aega tagasi, nagu oli see veel teemas. See on huvitav. Samas nagu mask õues, kui sa kõnnid üksi mööda Kalaranna tänavad. Aga äkki keegi seal kilomeetri ees pole on koroonaga, kus sa tead?
no vaat sealt jooksebki see piir minu jaoks, et kus vaata mulle meeldib sõna kuulata, aga samas nagu ma ei paneks, ma ei tea, noh, ma ei saa seda, ma selle maski, ma lähen Prismasse, lähen poodi, lähen ükskõik kus, mis ma teen, siis ma sain aru, et avalikus kohades paned ette, praegu ma seda muidugi ei tee, aga ma ei kujuta ette, et ma seda teen. Sealt ei teegi. Et aga nüüd tuleb jälle aeg kätte, ilmselt tuleb siin kõigil desovahendid ja maskid välja otsida, et... Kusjuures me oleme seda Kristoga arutanud. 2020, vähemalt minul, on esimene aasta üle, ma ei tea, kui pikka aega, kui ma ei ole kordagi haige olnud. Võt mina aasta nagu täiesti alguses korraks olin, kus meil oli vist, meil oli jaanuaris vist, jaanuari teine pool või jaanuari keskpaik oli korraks nagu enamus staffiga, käis mingisugune viirus korraks läbi. Siuke mini-covid. Siuke nunnu. Nagu mingi gripilaadne asi, lihtsalt nagu korraks jooksis läbi, jooksis korraks läbi on ja kõigil oli korraks siuke, oi kurat, väike seljasügelus on ja kadus ära, nüüd sellest saati, meil ei ole vist staffist ka kedagi väga haige olnud. Võib-olla... Siim. Siim ja siis, kui mina rattaga matsu panin ja siuksed muud asjad. No see on haigus, selle õnnetus juhtum juba. See on jah. See on muud põhjused. Aga jaa, ei ole küll haige olnud. Jaa, see on nii jäbur, et nagu keset kõige rämedamat epideemiad. Kaarel, see on küll praegu tui hetk. Sest kohe, kui ma ütlesin seda välja, üle homme saame omale mingid klamüüde jalgrattasadulast ja mida iganes. Klamüüde. Nende haiguste nimed on nii hea. Please. Konorea ja klamüüd. Jah, see, äge. Räägime. Ma annan väikse panuse omalt poolt rahaliselt isegi, kui te saate seda sadula pealt. Kuidas me seda raha kulutame? Nii arvestada. Ravi peale. Kas tead, kuidas klamüüd, et sul on ju... Sul on ju olnud klamüüd. Sul on ju, räägi ära, kuidas see on. See on okei. Ma sain siis bussismelt selle klamüüde, jah. Seda sa rääkisid kodus. Seda ma räägin kodus. Mina sain Burning Manil, kui ma kõrbes magasin. Lihtsalt mööda kõrvest tasakesi tuli ja... Tolmu ja liiv tuli nagu... Siis ärkasin ja siis ma mingi, ai. See Kaarel. Wow. Käib käest. Kaarel kui vanakooli stripiklubi töötaja ei usu. Mitte töötaja, omanik. Sorry, ei usu seda liiva ja tolmu juttu. Või bussisme või sadula. Vaatab skeptiliselt, aga kuna me oleme siin diivani analüütikas. Ei, ma olen kuulnud, et mingi musitades saab ka, ma olen ju lisaks sellele ikkagi noorsootöötaja ka ikkagi olnud ja olen kokku puutunud sellega, et... Huuleherpes ja herpes. Genitaalherpes. Ühesõnaga ärge nühkige limaskesti kokku, ükskõik kus need on ja aitab küll. Ei no kui tead ikka limaskesta, siis õõru. Limaskest on nagu üks erutamaid sõnu, Andrei, mis sa kuulnud oled. Palju higistad, siis su pea on ka üks limaskest. Ma ei arvanud, et ma kaamarees kunagi limaskest ega mingi klamüüdia või konoröa või midagi üldse ütlen. Võib-olla on siis, kui mingi reklaamid ja raha saab sellest, et mul on klamüüdia. See läheb raudselt sinna intro klippi ka, mis läheb tavaliselt intro algusest. See on raudselt ka seal intro klipis. Jaanus, mul on klamüüdia. Nüüd läheb see ka ju. See on... Sa õpetasid noori inimesi, on ju? Õpetasin, jah. Kaarel oli ju meil noorsootöötaja. 5 aastat. Ma loodan, et see ei olnud seal stripikas. Ei olnud. Ma kunagi... Need ei kaks eraldi asja ikka. Ma mäletan üks päev. Näen Kaarel, ma ei mäleta, kas sa juba töötasid siin või mitte. Kaarel on ilma vuntsideta. Ma töötasin. Jesus fucking... Ja, see kestis 2 päeva. Ma olin mingi... ja siis... See on magic mustache. Täiega närvi ajas, tüüp tuleb siia, tal pole vuntsi, siis ma Kaarel, mis juhtus, pole vuntsi, 2 päeva veel, tal on hullem kui mul, ma olin pekki. Ma nägin 6 kuud sellega vaeva. No mul on mingi, okei, liialdavad 3-4 nädalat. Tuleb ilma vuntsidega tööle, ma olen mingi
mis sinuga juhtus, on ju. Ja siis Karl on mingi, kuule noh, ma töötan ikkagi noortekeskuses, on ju, ja siis, kui vanemad tulevad lastele järgi ja siis siuke nagu 70ndate pornoklipist mees vuntside mingi Curly Beatsi soenguga, on ju, tuleb ja annab lapsi üle, siis no vanemad vaatavad kuidagi spetsiifiliselt minu poole, eriti isad. Ja see oli, ei tegelikult ma töötasin siin siis selleks ajaks, aga ma lihtsalt rääkisin, kuidas töö juures olid ma kogu aeg. Ma olen ikkagi teadlik, milline see vunts välja näeb ja noh, kui sa oleneb, mis kontekstis asju võtta, eks ju. Hoburaudne. Siis jah, ma olen ikka rääkinud sellest, et kuidas ma seal noortekas töötasin ja ma olen nagu seda selles võtmes rääkinud, et kui ma oleks ise isa ja läheksin oma mingi võsukesele kuskile noortekasse järgi ja siis mul on mingi siuke tüüp vastus mingi mingi groovy baby, mingi me siin Raidoga mängisime ja jumala chill ja jumala äge ja tegime kodutööd kõik ära ja noh, ta oli ikka nii tubli täna, siis ma ise mõtleks ka niimoodi, et ma ei tea, kas ma ikka toon ta siia noortekasse tagasi. Aga mulle meeldivad noored ja lapsed kõige puhtamas ja siiramas mõttes. Et kunagi ammu julgesin sõbrale õlleklaasi taga kuskil tunnistada, et ma tahaks lasteaia kasvatajaks saada, mis oli nagu sellel ajal ja noh, endiselt meesterahval Eestis ikkagi suhteliselt mõtlematu asi. Nii sellepärast, et või mõeldamatu asi, küll sellepärast, et ega need lasteaia kasvatajad väga palju palka ei saa. Ja töö on räme. Ja tööd on palju ja mis kõik veel. Aga lihtsalt sellepärast, et noh, et eestlane ei ole väga vist veel valmis. Nüüd võib-olla on juba parem, aga siis, kui mul see unistus oli, see oli tõesti 10 aastat tagasi, ma mõtlesin, et see oleks äge asi, mida teha. Aga sellel ajal oli vist Eestis, ma ei tea, üks mees lasteaia kasvataja ja siis juba oli pealtnägija taga mingi loo ka ära teinud, vaata, et kui sa oled, noh, et ta ei olnud mingisugune kahtlane vend, vaid ta tegi oma tööd hästi, aga see oli nii haruldane, et kohe tuli mingi saade sellest teha, vaata, ja siis see sama sõber juhtumisi, kui ma tulin Austraaliast tagasi, mul tulin siia ühte sõbrannat matma ja siis pidingi paariks nädalaks ainult jääma. Ja siis minu sõber Rene helistab mulle, et kuule, tšau, et ma ei tea, kas sa tead, et ma töötan siin töötan siin Saue noortekeskuses, et meil läks üks meestöötaja ära, et meil oleks ühte meestöötajat kohe asemele vaja ja teen tal Facebook korda ja ma tahan sind oma juhatajale soovitada. Ja siis ma tegin Facebook korda, mida sa... No kui sa oled noorsootöötaja, siis sa ikkagi võiksid mingit kuvandit hoida, et no mul oli seal ikkagi mul ei olnud ta mingisugune röögatu profiil, et seal mingi pudel igal pool ja mingi pahupidi, aga lihtsalt, et ütles, et vaata... Mis see ei tähenda, et sa ei käinud niimoodi? Ja, mis see tähendab muidugi, see ei välist mitte midagi. Aga ja siis tegin korda ära ja siis mingisugune 2 nädalat läks mööda ja olingi Saue noortekeskuses tööl ja võtsin väga vastu selle asja ja nüüd on... Mis vanused lapsed seal olid siis? No seal käib, noh, see on Eestis on nagu see erinev, aga meil käis siuke, kuna meil on maja korda tehtud hästi uhke, siis me olime, ma ütleksin, et pigem siuke pikapäeva rühm või niimoodi. Et meil oli 7 kuni, ma ei tea, kuni 12 oli see vanus, kes olid nagu, keda oli kõige rohkem. Et päevas käis kõrgajal kuni 100 last, on ikkagi suur hoone. What? No meil ei ole, ta ei ole siuke noortekeskus, kus oli mingisugune keldris on topitud mingi 2-3 ruumi, koroonalaud ja kogu lugu, vaid meil oli ikkagi 2 korrust hoone, stuudiod olid meil seal, käsitööruumid, tantsusaalid, täispeegel, sein ja asjad ja euroraha oli ikkagi väga õigesse kohta lükatud. Ja mõnus oli teha. Panen kirja järgmisteks suvepäevadeks. Ja see... Peegelsein. Täis peegelsein. Meil on peegelseina vaja. Ärge küsigi, miks. Tantsime ju. Põrandad, palun. Peegelpõrandeid palun rohkem. Meil on peegelpõrandeid vaja. Ja siis jah, meil käisid seal noored lihtsalt sellepärast, et maja on ilus, äge, värske, mõnna ja lapsevanemad nagu sellest suhtes hea meelega jätsid oma lapsi ja noori sinna. Ja siis igapäevatöö oligi, tegid seal kodutöid nendega, mängisid mingisugust, ma ei tea, pillardit või FIFAd seal toksisid, et siuke äge töö. Mis vanus on kõige ägedam sinu meelest? Mis vanus, jah?
sa ütlesid, et 7-12 kellega aga tegeleda või ise, ma ei tea, mulle meeldib ikka vanematega saab nagu selles suhtes juttu, vanematega said, kui nüüd noorsootööst, kui sellisest rääkida, siis mulle tundub, et vanematega nagu seal saab nagu seda noorsootööd teha, ehk siis on juba mingisugused võib-olla probleemid välja kujunenud või mingisugused asjad, millega saab tegeleda või suunata kuidagi. Et nende noortega selles suhtes, nendega see töötamine on vähe teistsugune, et see on selline, kui sa oled ikka nende pisikeste noortega, siis sa nagu rohkem lihtsalt lällad ringi nendega seal ja mängid ja hüppad ja neil on vaja kellega mürada, neil on sõpra vaja, et seal nagu seal ei olnud väga nende mingisugust meeletut sükest kujundamist võib-olla või et nüüd me lahendame mingid probleemid ära või et mul, ma ei oskagi öelda vanematega saab nagu teha sükest süsteemset tööd rohkem ja noorematega saab nagu pullida, lihtsalt on endal äge, sa saad nagu oma seda sisemist last elus hoida ja nagu te mind tunnete ka, siis mulle meeldibki olla niimoodi, oled seal, ma olin omas elemendis, minu töö oligi olla lärmakas, rääkida palju, lõbustada inimesi, jutustada, korraldada, möllata, et ma ei oskagi ühte vanusegruppi niimoodi tuua, lihtsalt erinevate noortega saab erinevaid asju teha. Ma jäin korraks mõtlema, et sa tõid välja selle, et Eesti ühiskond ei ole veel valmiks selleks, et meesterahvast oleks laste kasvataja lasteaias näiteks. Võib-olla jah, see on võib-olla veidi. Mis erialad veel sellised on? Teenindajad, kas on siiamaani või? Teenindus enam ei ole, kuigi... Teenindus enam ei ole, jah. Aga kui me räägime toitlustusteenindusest? No see on ikka, kui vaadata, kes tööl on, see mingi 70% tundub ikkagi olevat naisterahvas nagu noor, kes on tööl, on umbes siukese vahekord. See ei ole enam tabu ju. Ei, see ei ole tabu. See on pigem see, et... No valikute küsimus rohkem. Kui rääkida... No kui võtta õpetajad näiteks, õpetajasid on kui rääkida seda, et see vajab nagu mingisugust sisemist siukest nagu soovi anda edasi asju, anda midagi edasi, siis meestel üldjuhul ikkagi on pigem soov see teostamistahe, eks nad taha midagi ära teha, siis see ei ole nende jaoks piisav. Siis naisterahvaste jaoks on see, et nad saavad nagu anda midagi edasi või nagu hoolitseda kellegi eest ja siuke emalik instinkt. See on väga hea point kusjuures, sellepärast, et see noorsootöö on täpselt selline asi, et mehena mul oli suhteliselt keeruline, mulle meeldib ka puid lõhkuda ja lund rookida, vaata puude lõhkumine on siuke äge töö on ja, et sa lõhud puid, lõhud ja sa näed tulemust ja sa teed selle riida ära, selle hunniku ära, see on tehtud vahva on ja seda noorsootööd tehes on niimoodi, et ega sa ei tea, keegi tule sulle, ükski laps ei tule sulle mingi 5 aastat hiljem ütlema sulle võib-olla, et oo Kaarel, vaat see, kui sa muga rääkisid ükskord, see mind aitas väga, et sa tegid väga sükest tööd, tõesti missioonitöö, et sa ei näinud neid tulemusi, et sul ei olnud niimoodi, et sa läksid koju ja tundsid, et kuidas täna tehti nüüd, see sai tehtud, et osati nagu kui mingit pidu korraldasid või midagi, siis seda said küll nagu tulemusena kirja panna, aga see igapäevatöö, et see suhtlemine ja rääkimine ja kujundamine, see ei ole nagu, ma ei tea, mehed nagu, ja muidugi selles valdkonnas on ka see, et meestele meeldib ikkagi, meil on peale käidud ikkagi see, et me võiksime raha teenida ja leiva lauale tuua ja ma ei tee naistele siin liiga absoluutselt. Minu peres toob enamus rahast, toobki mul aina laual, mul pole selle vastu mitte midagi. Mul ka. Et andke minna, aga lihtsalt miks noorsootöös... Tere tussukari! Ma arvan, miks noorsootöös ja õpetajate valdkonnas või haridusvaldkonnas ei ole palju mehi, ongi see, et kui mehel on käed otsas, siis ta võib peaaegu lambi ehitusele minna ja ta saab kahjuks või õnneks rohkem palka kui ükski noorsootöötaja või õpetaja või midagi. Et seal on lihtsalt see juba raha mängib ka mingit rolli ilmselt. See on küll kurb, jah. See on üleüldiselt paigast ära. Me oleme seda sinuga kunagi mingi aastad tagasi Kuressaares arutanud, et ütleme, et keskmine teenindaja või baarman vanalinna, mitte nüüd enam vanalinnas võib-olla, aga üleüldiselt nagu Tallinna kesklinnas näiteks või Põhja-Tallinnas. No ma arvan, et koos joodraha ja kõige muuga boonustega ja nii edasi, et kui sa töötad toitlustuskohas täiskohaga, see on nagu igatipidi rohkem kui 1300 € kuus. Igatipidi.
sa tahtsid öelda, et oli, on ju. Pigem 1,5. Kuni kevadeni oli see. Kurat ei teagi. Kas see läks niimoodi? Ma ei tea, kas nagu noh. Okei, see kahanes. See läks madalamaks. Jaa, see läks madalamaks kindlasti, aga ma usun, et me ei ole ainuke valdkond, kus see nagu madalamaks läks. Ai, muidugi. Ja siis samas mul on tuttavaid, on ju, kes on mingi whatever haridusega insenerid ja projekteerivad seal nagu mida iganes mega vastutusega ja nende brutopalk on ka mingi 1600. Et nagu, kuidas... Natuke naljakas küll on. Natuke naljakas küll, et jah, ma ei taha öelda, et meie töö on kuidagi alaväärikas või midagi, aga see on obviously kas või hariduse poolt ja vastutuse poolt, see on lihtsam. Sinna valdkonda siseneda on, ta on ju aga me saame ikkagi kas sama või rohkem raha. Yeah. Kus see võimalik on? Arstid või medõed on ju. Yeah. No see käib üleüldiselt ju riiklikute institutsioonide poolele, sest seal on need palgad, enamus palga, mis toppama jäänud, ongi kõik ju riiklikul tasandil. Yeah. Siis riigi omanduses, nüüd kui me räägime haiglatest või koolid või noh, mis iganes, siis tegelikult seal ongi need palgad toppama. Et kõik, mis on erasektor, seal tegelikult on need palgad ju tõusnud. Yeah. Vähem mingid määral on nad kogu aeg tõusnud. Üks asi, et tõusnud ja teine asi, et ilmselt mingi riigiettevõte on veidi turvalisem, kus tööd teha sellisel aastal nagu 2020. Kui sa oled töötaja... Mis määral turvalisem? Oleneb, mis valdkonnas. Kui sa oled näiteks arste on Eestis väga palju puudu. Nagu. No näiteks parim näide on see, et mina tulin riigitöölt ära täpselt jaanuaris, nagu veebruari lõpus märtsis käis pauk ära. Ja ma tulin töölt ära, olles valmis nüüd alustama mingisugust freelance elu versus see, et kõik minu endised töökaaslased saadeti ka koju, aga nad said lihtsalt palka. Nagu selles suhtes nad tegid kuidagi edasi mobiilselt, aga meie töö on tegelikult iga päev noortekas olla kohal, lapsed tulevad, noored tulevad, me mängime nendega, me veedame nendega aega, me korraldame nendele üritusi nii edasi, eks ju. Et ma tulin sellest suhtes nii lollil ajal ära, et me kõik passisid kodus nii, aga osad said sellest palka, et mina ei saanud, et sellest suhtes on küll turvalisem riigil, et nendel on nagu ikkagi see turvavõrgustik on suurem, et kui mingi eraettevõte, ta võib ju mingi kuuajase etteteatamisega, sul võib töö lihtsalt, nad ei võtta sind taga, et lasevad su koondamine ja kogu lugu, vaata. Lihtsalt lähevad ära kuskile. Jah, kuskile soojale maale. Kuskile, kus ei ole talve väga ja... Kuhu minna praegu üldse maailmas? Praegu on siuke olukord, on see, et kuhu minna? Solaariumisse. Solaariumisse. Tequila kaas ongi nagu Mehhiko. Ei, ikka saab, lihtsalt pead 2 nädalat karantiinis passima, pole hullu. Sinna minnes ja tagasi tulles võib olla isegi. Tagasi tulles on väga suure küsimärgiga. Siis võtad pikema puhkuse. Pikema puhkuse. Arvestad sisse juba. 6 aega on lihtsalt nagu veel eestlaslikult üksi olemist on 4 nädalat kukkus. Kui sa lähed kuskile sinna minnes ja tagasi tulles. See on meile kõigil väga kodune tunne. Vau, jaa, tõesti. Lähed kuskile nädalavahetuseks linnareisile ja sa tead, et see nädalavahetus on sul broneeritud mingi üle järgmiseks nädalavahetuseks, sest lähed rahulikult kuskile Budapesti. Oled karantiinis 2 nädalat, naudid täiega, siis lähed 8 päevaks linna, siis lähed tagasi lihtsalt koju. Ja kodus oled 2 nädalat. Aklimatiseerinud. Mismoodi see süsteem on, kas sa võid koju, kui sa tuled tagasi, kas sa võid nagu, võid oma koju minna või sa pead olema oma elukaaslasest ka eraldi või kuidas seda, kui sul on lapsed ja asjad. Koos oled, su elukaaslane peab ka lihtsalt olema karantiinis. 2 nädalat kinni. Okay. Kui sa ei taha elukaaslast sellesse kaasata, siis su elukaaslane peab kuskil mujal elama. Või sa ise võtad endale mingi konteiner, ma ei tea, mis... Prügikonteineri. Mine tea, mis need on need koda või mis need on need ägedad majutuskohad? Koda. Fucking kallid ju. Jõhkralt kallid. Mul üks sõbranna tuli, Brit Joe tuli Ameerikast tagasi, siis oli seal, nägi päris äge välja. Aga no kõigil oli see võimalik, absoluutselt. Britil läks hästi, saan aru. Läks hästi, jah. Ja, tundub küll. Siis ma vaatasin, et need kodas teie apartments siin, kus nad on siin?
Porto Franco juures. See oli mingi 9 soti kuu, see on põhimõtteliselt väike ühetoaline majake. No kui see suur koroonapauk oli, siis mul vend oli missioonilt tagasi, 2 nädalat üüris Viru keskuse kõrval mingi 3-toalist korterit koos ühe tüübiga, kokku läks 150 eurot selle peale. See muidu oli Airbnb, aga neil ei olnud ju midagi muud kuskilt raha tulemas. Airbnb ma sain alles teada ja me kutsusime need Soome esinejad siia, eks ja siis panin neile Airbnb kõik asjad kinni ja vägev ja läksin ise, võtsin nagu need võtmed vastu ka ja siis tegin nagu veits juttu ka niimoodi, et kuidas siis on, et hakkab vaikselt normaliseeruma see asi, et praegu on lihtsalt niimoodi, et kõik on oma hindu, nüüd on konkurents selline, et kõik on nõus hinna nii alla laskma, et peaasi, et keegi lihtsalt tuleks ja võtaks ja teeks ära. Ehk siis see sama korter, mille eest me maksime mingi 175 eurot 24 tunni eest, siis see sama korter oli tegelikult eelmine aasta samal ajal oli 2 sotti 250, nagu et oli palju kallim, nad on kõik oma hinnad kõik nii alla läinud ja Tallinn koondab ja oi, siin tuleb väga huvitavad ajad. Kõik huvitav on. Excellent. Urraa, imelik on näha inimeste elud lihtsalt mingi elukvaliteet langeb iga minutiga. Et me võime siin oma alkoholi või toitlustus või meelelahutusäris vinguida, et see on piirangu ja see on nii ja see on naa. Mis te arvate, kui meil oleks reisibüroo näiteks, kes tegeleks praegu millega? Ma arvan, et me oleks kuskil Saaremaa põhjarannikul kaevaksin punkrit praegu, mida ei ole. Punkrit, metsavennaks ära. Airbnb bunker. Sa alustad punkrist ja siis seda ei leia keegi nagu Age of Empires. Tasapisi maa-aluseks headquarters. Ja siis sealt hakkame himbuma edasi. Ja siis kuskile panen maja ka püsti. Sest ausalt öeldes nendel tüüpidel on ju kõik päris hapukas. Ja neid kontoreid jääb isegi kui neid ei läinud väga palju algusest tühjemaks või kadunud ära linnapildist, siis nüüd ma vaatan, kuidas ikkagi nüüd tagant järelt ikka kaob järjest ära. Need reisibüroo kontorid, mis olid, järjest siin on lennufirmadega ka mingid teemad on. Nüüd me läheme ju vaikselt talve poole, mis tähendab seda, et minna soojale maale tähendab seda, et minna kuskile kaugemale. Sa ei lähe Lõuna-Euroopasse detsembris, sest seal on fucking +7 ja vihma sajab. See on huvitav ja ma mõtlesin, et isegi kui need, kes on suutnud, et me kõik siin kohanesime, eks ju, kevadel ja oli aega veits vaadata ja hooaeg tuleb ja nii paljud valdkonnad on tegelikult just selle hooajaga seotud, eks ju. Ja nüüd, ega see hooaeg ei olnud ka tead, mis tugev kõigile, ma kujutan ette ja ma ei tea, mis siin aasta lõpp, nüüd tuleb see kinnisvaraturg ka samamoodi. Me naisega täna rääkisime niimoodi, et meil on turvavõrk olemas, jumal tänatud tema perekonnale ja kõik asjad, et meiega saa midagi halvasti juhtuda, selles suhtes kodutud me ei ole aasta pärast, et see on 100% kindel. Aga on inimesed, kellel on nagu 100%. No absoluutselt, see on võimatu. Ma ei tea, miks, et meie elukvaliteet võib langeda, aga ta ei ole päris niimoodi, et me peame mingid punkrid kaevama minema. Enam ei hakka laupäeviti punase kalamariaga oksendama. Ja, et ei käi taksoga koju ja ei sõida nende poltidega ringi sinna, mis kõik veel. Aga me mõtlesime, me leidsime ennast täna sükst olukorrast, et me oleme veits nagu mingit kinnisvara ka vaatamas ja siis ma ütlesin, et kuule, et mõtlesin, kas me võtame ja ma lihtsalt ütlesin talle sükse laus, ma ütlesin, et kuule, et me võime vabalt oodata ka. Sellepärast me oleme sükses olukorras, et me võime oodata. Varsti on väga paljud inimesed hakkavad vedelaks laskma oma mingid kinnisvara asju, et lihtsalt elus püsida. Et me siin hullult vaatame, ootame seda õiget asja, siis ma ütlesin, et ära põe, et see turule tuleb valikuid juurde ja varsti ja pole hullu. Ja seda on nii imelik öelda, sellepärast osati mina tahan kodu saada, ma tahaksin seda uut kohta saada, aga samas ma tean, et see tuleb praegu kellegi elu lagunemise arvelt, vaata, et see ei tule üldse lihtne aeg. See oli jah, kevadel oli ka ju kahekordsed majad Tallinna läheduses koos mingi hoovi asjadega olid ikkagi mingi 150 000 ja 170 000 ja oli juures kirjas lihtsalt, et see on nagu megakiire.
päevade küsimus, peab kohe ära tegema. Need ongi siuksed asjad, mis sa näed, et on võlakatteks lihtsalt kiirelt ära müüdud, et saaks oma... No kuskil linna lähedal linnast väljas hinnad mingil perioodil isegi tõusid, seepärast, et inimesed tahtsid kuskil maale elama minna. Ja Tallinna linnas, mingil määral nad seisid paigal, aga nagu natukene langesid. Aga oodatakse, et kohe varsti... see ongi, praegu ongi see, et tegelikult püsiski paigalt, seepärast majanduses nii hullust, üheskis majandus nii hullu muutusi kohe ja kuskil raadios alles kuulsin ka eile, et tegelikult et see hooaeg tuli ja värgid, et see nagu see majanduslangus ei olnud oodatust üldse nii suur, eks ju, aga asi ongi selles, et nüüd alles hakkab 2020, hold my beer. Et meil kõigil on, eks ju, väikseid puhvreid või mingid asju, et suudad pool aastat vastu pidada või midagi sellist, aga praegu ongi tegelikult väga rasket, keeruliselt majanduslikult rasket aega olnud siin mõnda aega ja see talv ja see, mis järgmine aasta tuleb, siin on need, kes olid ennem ikkagi vaesuspiiril, ongi nüüd vaesed valmis, nii kurb kui see ka pole. Ja rikkad on rikkamad. Ja rikkad on rikkamad, Hakkavad kvartalite kaupa kinnisvara ostma. Jälle ei ole selles paadis. 2007 liiga tatt, nüüd on mingi teised asjadega. Ootame järgmist kriisi siis. Mis teil siis plaanis on, et olgugi, et me siin Jaanusega oleme mantlipärijad, võtame siin üle ja aitame teil siin edasi liikuda, aga mis nüüd, kui päriselt rääkida, siis mis siis saab edasi? Kindel plaan on käia vähemalt ühe korra saunas. Kindel on ka ühe korra grillida. Poolmaratoni ära teha. Jah, kindel on ka septembris mitte juua. 2 nädala jooksul teha üks poolmaraton, mitte juua septembris. Võib-olla, kui läheb hästi, siis ka natukene puhata. See on veel lahtine. Seda me oleme rääkinud siin viimased, ma teab kaua. Ma arvan, et me hakkame oma järgmise projektiga tegelema ja sellest me oleme vist, ma ei tea, kui palju me oleme eelnevalt, ega vist ei ole väga rääkinud sellest. Teete mingi sneaky, mingi väike saab. Sneaky little bastard. Mingi sneak peek väike. Ei, no mis seal ikka? Palju me räägime sellest? Pigem ei räägi. Ei suuda lubadust teha. Kaifkateering saab saab uued hingamised, uued hääled, uued ruumid, kõik uued asjad, aga... Uue hängla. See kõik, jah. Ja kuna see on magasinis, vangla-hängla. Ehk siis magasin ärkab ellu varsti jälle. Aga ma arvan jah, et sellest on vara veel rääkida, kuna me saime ruumid kätte ja töö käib, organiseerimine käib ja ma ei teagi, vaatame vaikselt. Nüüd, kus te võtsite üle, siis me varsti läheme riiuleid tegema, et siis saab teada. Värvime seinu natukene, lukustame ära ennast sinna, tuletame meelde, mis tunne on teha lihtsalt tööd niimoodi, et sa ei pea mõtlema. Jah, talgulise värk nagu. Jah, oleme, ma arvan, me sulgeme ennast sinna mingi 4-5 päevaks ja lihtsalt värvime. Ma peaks mõtlema selle peale. Aga lakiga ja kinniste akendega. Jukse lahti. Papa ja ulitaju. Jaa, aga muidugi praegu on väga vinge rääkida plaanidest ja ideedest ja mõtetest, kui sa reaalselt saad planeerida asju maks nädalaks ette. Okei, meil on praegu mingid piiranguid teada, käitume selle juriidilise raamistiku sees. Järgmine nädal see on veidi teine, ülejärgmine 3. Nii et ma arvan, et ainuke vahe sellega, mis oli kevadel, et millegi pärast, võib-olla see on väga eksitav tunne, aga ma ei ole närvis. Et see on nagu kuskil olemas, mis saab, aga väikse maitse nagu tuu ka saan nagu, et siis hakkadki nagu samm-sammult võtma, see on putsis, mida me saame teha, et seda parandada. See on siin ja lähme vaikselt edasi. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes on väga hea elukool. Eelmine kord me ikka, vabandust, situsime vett ikka. See oli ikka konstantselt nagu 4 tundi 24 tunnist. 4 tundi siis peldikus. Ühendasid oma sisikonda, lasid välja, sest kogu su keha oli nii stressis, et see oli täiesti võimatu. Ja ma arvan, et see lihtsalt kasvatas nagu nii paksu naha lõpuks.
ja kõik see, kuidas me suutsime reageerida asjadele, asju ümber teha ja leida need lahendused, sest sul on probleemid teada ja sa otsid tegelikult väga baasprobleemidele lahendust. Et sul on vaja lihtsalt ellu jääda. Ja mis selleks kohane või sure. Noh, meil oli lisaks see, et et me tahame ellu jääda, sellele lisaks oli see, et me tahame ka jätkata nagu sama personaliga, sest me saame aru, et selle asja hing on meie personal. Meil on vaja see personal alles hoida. See on need 2 asja, millest me lähtume, on ju. Meil on vaja see ruum, et oleks alles ja meil on vaja meie personal alles jääks. Ja see väljendub tegelikult juba edasi numbrites, eks me saame aru, palju peab olema kuus see, et me teenime selleks, et me saaksime lihtsalt nulli nagu hinge sees hoida. Ja, lihtsalt hinge sees hoida, kõik ülejäänud on teostatav, noh, see mingi kopika leidmine, et ise korter ära maksta või nagu, noh, tegelikult ei ole, me oleme mõlemad hoidnud oma eluga üsna nagu lihtsana, et me ei ole enda elu üles ehitanud sellele, et me hullud nagu prooviksime raha iga poolt saada. Kui vaadata viimast 5 aastat näiteks, ma ei ole kunagi kulutanud kuus nii vähe, kui see möödunud aasta. Ja ma ei räägi 2020-ndast, või ka osaliselt eelmisest aastast ka. Nii et see on safe tunne, kui mul nagu isiklikult, ma ei ole võlgades, aga no võib-olla mu sissetulekud ei ole ka nagu nii suured. Välja minakuid ka ei ole väga. Ja no ma elasin teile nii retsilt kaasa, mul oli niimoodi, et poisid tegid detsembris koha lahti täiesti hooaja väliselt keset talve ja ennem olin käinud siin enda sünnipäeval, pidasin siin novembri lõpus sünnipäeva ja siis nagu ma rääkisin, täiesti tuuline, siin oli kõik kohad arendamata, polnud siin mingid kampaid looretega midagi, eks ju, ja see oli üks külm kõle, mingi 100, mingid betoon igal pool ja mõtlesin nagu endamisi mõtlesin, et okei, et teevad süksesse kohta mingisuguse baari, jah, okei, detsembris lahti, okei. Ja siis tuli see veebruar, märts ja tuli see ja siis mul oli tõesti niimoodi, ma mõtlesin, et täiesti pekkis nagu, et noh, et mis tunne võib olla, et sa teed mingi hooaja välis. Kristo just rääkis, sa situd veed 4 tundi. Ja üks asi oli see vee sittumine, teine ka see, et lihtsalt nagu kui see põhilitakas tuli, härra oli Tenerifel, põlend peaga. Ja siis, kui see tuli see, et okei, nüüd ei tohi enam põhimõtteliselt pane kinni oma kohta, sest kõik 2 päeva jooksul kõik üritused, mis meil olid väliüritused, olid siseüritused, canceldati ära, põhimõtteliselt öeldi, et alkoholi müüa ei tohi, me panime baari kinni, seepärast, et sees oleks pidanud tegema nii utoopiliste reeglitega, et me oleks võinud sisse lasta mingi 20 inimest, nii mega okay. Ja minu jaoks see veel ka, et ma olen siin üksi ja siis ma helistan selle vennaga üle FaceTime ja vaatan, kuidas ta pea ajab nahka, sest ta on ära põlenud, vaata, siis mingi jah, Andrei, jah, ma viin selle kauba ära. Kuidas sul läheb? Ma mäletan, sa tõid mulle isegi sellel ajal veel mingi, ma tellisin vist pusa või midagi, siis ütlesid, et ja rääkisin nagu tegin veits juttu, et mis toimub ja noh, Andrei on ju puhkusel ja tuleb ka tagasi ja aga kui tagasi tulid, teil oli mingi nädal, oli pood püsti vaata, noh, selles suhtes see kohanemine ja asi nagu ükskõik kui raske see oli, te nagu tegite mingid liigutused ära ja ma sain nagu, mulle meeldis need degustratsiooni, vabandust, ei ole degustratsiooni, need olid lihtsalt koos Zoomis joomine. Andrei mulle õpetanud, et degustratsioon ei tohi nende kohta öelda ja ma sain juba tuttavaks, vaata, kes need see paarik on meil see... Fred ja Liina. Ja nemad, nagu ma mäletasin, nad tulid siia hiljem, kui ma juba tööl olin, kui oli koroona aeg, noh, möödas, eks ju, niivõrd kuivõrd. Ja siis ma ütlesin, et te olete nii tuttavad kuidagi. Ja, ja sel hetkel ma sain aru, et see oli ju see sama mingisugune Unimperiumi mingi värk, vaata. Ja siis meil oli kohe siuke äratundmine ja mulle meeldib, et te nagu sellel hetkel ikkagi lõite midagi väga äge. Te viisite kokku inimesi veidral viisil võib-olla, aga see toimis ja mul oli nendega nii palju lihtsam juba suhelda, seepärast, et ma tunnen, et ma olen nendega diivanil istunud juba, vaata, et olgugi, et igaüks on oma kastis. Ja, oma kodus, et noh, väga äge, nagu selles suhtes ma mõtlesin lihtsalt selle peale, et te olete ikkagi nagu oma valdkonnas marineerinud vennad ja te teete avate koha ja te tahaks lihtsalt tegema hakata, vaata. Ja siis tuleb mingi koroona ja siis tuleb seda, et seda ei saa mingi back to the game plan, vaata, ei ole, selle jaoks ei ole mingit mänguplaani, et
et sellest müts maha ja kõik asjad. Sa ei ole üldse esimene inimene, kes on mingi oh my god, kuivõrd perseaukut endale baari tegite. Kas te olete ikka kindel? Oi, mitu korda me oleme seda eelmine aasta kuulnud, mingi jeez fucking Christ, et ma pean lõpetama selle tegemise lihtsalt. Kesklinnast nii kaugel, Telliskivist nii kaugel, kogu aeg meretuuled ja bla 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 bla. Ja nüüd on ta place to be nagu suvel on näha, et no lihtsalt kõik kohad, siin tahavad bikerid olla, küll tahavad mimmid siin olla, siin tahavad olla, no kõik, kes nii erinev. Aga ma pean ära lõpetama selle tegemise ka, sellise asja ütlemise, et mis teema on, sest et viimati, kui ma seda tegin, ma tegin oma sugulase Mihkel Rannaga, kes oli siis, tuli Noa restorani peakoka kohalt ära, et oma siis Balti jaama see turg, see arendati ära, eks ju. Ja Balti jaama turg oli niimoodi, et ta pani oma ameti maha peakokal, väga turvaline, mõnus koht, kõik, mis au ja hiilgus, eks ju. Ja hakkas tänavatoitu tegema, mingid Taiwani tänavatoitu, paojaam, mingid paod ja mis asjad, mis asi see on üldse. See on fucking pomm. Ja käisin seal koha peal, mitte seal koha peal, käisin tal kodus, oli mingi teistimine ja tõesti väga nagu nii hõrgud asjad on. Aga ma ei kujutanud ette, kuidas eestlane teeb toda ja kuidas ta üldse saab mingid Taiwani tänavatoitu. Ja siis käisin tal veel abis seal seda ehitamas ja möllamas ja siis, kui ta tööle sai, siis ta ütles, ta mingi sai oma selle algse finantseeringu mingi 3-4 kuuga selle esimese suvega makstud korras, värgid-särgid. Nüüd avasid, ma ei seal, nüüd nad on seal müüri vahes, seal võib-olla nii hästi ei lähe, aga see põhimõtteliselt see, nagu ma tegin sama, mul ei mahu pähe ära, et kuidas see mõistlik on. Ja siis mu sugulane tõestas mulle seda, et vaat, tema ikka teab. Ja täpselt samamoodi on sellega ka, kuidas te, mis kuridi kohta te selle baari teete, vaata. Ja nüüd ma näen, et kõige loogilisem asi, ja see läheb ainult, nagu ma arvan, et kõik need putkad lüüakse siin üles, ma arvan, anna 5 aastat ja see on ära. See oli ju esimene aasta alles. Arvestame sellega, et Noblessneri teine kvartal on välja arendama, sinna tuleb veel. Ja see on hea, las teised tulge ka kampa, Noblessneris on äge. Tulge tehke asju. Lihtsalt arvestage, et me oleme siin ka. Jah, ärge meist paremini tehke. Kas sa... Tagasihoidlik. Ja, modest. Kas sa... Ei, sõpru ootame küll, aga meie kodud endale ei saa. Aga tegelikult see on nagu, ma arvan, et see on hea, kui läheb kõigil siin hästi. Nagu tegelikult ma arvan, et põhjus, miks Kaifil, muidugi teil on ka kontseptsioon, värgid, asjad, kõik teil, ma räägin teil, et on paigas, aga tegelikult kõik võidavad nagu selles suhtes, et sellest kohast see Kaif üksi siin ei peaks vastugi. Ma arvan, et endiselt see oleks kõle, natuke imelik koht, kuhu tulla. Aga toimib just see, et siin on kõik need kohad, eks ju, ja see tekitab selline suminat. Community. Ja, community spirit. Yes. et see on äge. Aga kogu meie tunnise põhimõtteliselt vingumise peale võiks öelda seda, et see pask lõpeb varem või hiljem ära. This shall pass too. Mis tähendab seda, et kui me seda üle elame, kui me seda üle elame, siis on järgmised mingi X aastad kasvutrend ja elu lilja. Ükskord me võidame niikuinii. Kaifi bränditud jaht on ette pargitud, nagu me tahtsime selleks suveks teha. Aga märtsis oli muid asju teha ja mõelda. Ja mida iganes veel. Mis meil septembris on siis? Alkoholivaba rekk, ma saan aru, jah? Siidlipp ja... Ma tahaks pigem teada, et mis te Kaifiga teete siis nüüd? Meie? Vähemalt septembriks. Aga mis Kaifist saab? See on eriti hea, et hakkame juhatajateks ja siis tuleb... 3. päev, oota, mis me teeme nüüd? Ja hakkame juhatuseks ja siis tuleb mingid piirangud kohe. Meil on täpselt samamoodi, et me ei saa mingit vana asja, vana rauda siin taguda, vaata. Me peame ka kohanema. Tahate saada, siis peate sama asja häbi elama lihtsalt. Aga mis ma arvan? Ma arvan, et Kaif on nüüd tänu teie meie kõigi abiga. Tegelikult me oleme ju siuke äge koht ja me võiksime olla ka võib-olla võtta vastutuse siis ka siukse teenäitaja rolli või nii. Ja ma arvan, et Eestil olles ise elanud Austraalias
siis ma arvan, et see peo ja kogu see ööelu nautimine võikski tegelikult ettepoole tulla ja noh, miks mitte tõesti, alkoholivaba kokteilid täiesti teema ja ka muud kokteilid selles suhtes, me ei pea enam, me ei ole enam ajastus, ma arvan, et me oleme sellest välja kasvanud, et me peame kuskil kella 2-3 öösel saama kuskil baaris olla. Ma tean, mulle meeldib ka linnulaulu saatel koju jõuda ja kooserdada ja see on kõik äge ja see on vahva, aga ma arvan, et kui me räägime sellisest teadlikust elu nautimisest koos alkoholi ja söögi ja joogi ja kõige muuga, siis me ei pea tingimata, ma väga ei karda, nagu ma ei karda, et meil siin läheb hullult keeruliseks isegi nende piirangutega, et kui täiesti kinni pannakse, siis tuleb jälle lahendada, no siis on lihtne. Aga praegu ma olen väga optimistlik, et teie olete juba selles suhtes ühe vägeva raja ette käinud, meie peame nüüd seda taset hoidma ja veel juurde ka mõtlema, et ikkagi olla ajas muutub ja mis kõik veel. Läks kõvaks natukene. Sellise jutu peale, jah, Browner. Või tahad ka midagi öelda, mulle meeldib jutustada, kui te ei tea veel, siis... Ja mulle ei meeldi jutustada, nagu te teate. Siin on näha, et sa oled Andrei ja sa oled mina. Anna, ma olin sinu situatsioonis esimesed 6 podcasti, kus ma olin ei, väga põnev jutt, väga hea kuulata, ma olen kõigega nõus, mis te räägite. Mul oli ka korraks mõte, see läks üle nüüd. 30 minti tagasi rääkisime sellest, okei. Ei, me teeme ära, jaa. Me võtame asjad uhkelt üle ja täpselt hakkamegi teed ette näitama, kuidas võiks asju teha. Et lihtsalt teeme teid. Ägedaid uusi julgeid mõtteid vastu võtta ja ära no, täpselt. Ühesõnaga, võtame seda asja kokku vaikselt. Üks asja veel. No, teeme lõpetused. Mis sa tahad rääkida? Tuleb toid. Jaa, selleks Viimaks umbes tuleb teie seda näete, siis saab süüa. Siis kõik on kõigil räägime kõik korraga. Sina räägid ühest asjast, ma räägin teisest, räägid nii ja start on ju. Sina räägid 8 jalast, sina räägid makrellist, etšerisast, mine juustest. Pika planeerimise peale siis on Kaifi tõesti siis jõudmas toit. Jõudnud nüüdseks on juba jõudnud, kui see osa väljas on. Kaja Pitsa koostöös soovitame tulla vaatama, hinnad jäid vahemikku 3-6. Mis on täpselt 3 korda odavam kui... Selle rajooni kõige odavam toit. Kokteilid on endiselt sama head ja saab nüüd ka kõhu täis süüa ja mis on jällegi järgmine uuendus, kui saab toitu, siis... Meil on ka meie neliku teema on siis septembris ei joo, lisaks fucking poolmaratonile, siis, mida Jaanus ei jookse. Jaanus on see, kes on top vett. By the way, Kaarel, kas sa vaatasid graafikut, et me oleme pool maratoni pärast kõik 3 kestnud tööl ka? Jaa, me oleme tööl, et me oleme sellised optimistid. Ühesõnaga, septembris ei joo, Kaif on nüüd siis võtnud eeskujulikult rolli luua võimalikult suur alkoholivabade kokteilide kaart, ehk siis ma julgen öelda, et praegu on meil kaardis, kaardis ei ole, tuleb väike alkoholivabade kokteilid müüa, aga praegu on valikus circa 12-15 alkoholivaba kokteili ja me mõtleme neid asju juurde. On nii alkoholi, sama lihtsalt kui alkoholivaba gin tonic, kuni selleni, et me teeme munavahu või kikerherne vahuga sauereid, mis on alkoholivabad. Ehk siis kõik, kes tahavad sellest harjumusest lahti saada, siis tulge kindlasti Kaifi, proovige meie uusi toite, proovige alkoholivabasid kokteile, kas või kombinatsioonis üks alkoholiga, üks alkoholivaba kokteil kordamööda, see juba aitab õhtut nautida palju pikemalt. Pits tequilad ja siilipikoks. Pits tequilad ja siilipikoks. See on katsetatud. Ehk siis see on teine väga suur shoutout. Mis veel? Kes see toob meile? Mis toit tuleb? Öeldi ära juba ka? Öeldi ära, Kaja Pitsa. Kaja Pitsa. Pitsat ei tule, aga Kaja Pitsa poolt. Kaja Pitsa hinge armastus ja süda tuleb ka. Parimad palad. Kaja Pitsa ja Kaifi poolt. Ainult siin ja praegu. Või tegelikult tulevikus ja pikalt ja nii kaua kui tahate. Mis uuendusi meil veel tuleb?
Nii, sisustage juttu. Sisustage juttu või? Nii. Ja meie päikseloojangud. Meie päikseloojangud on tõesti... On nüüd aprilli keskpaigani pausil. Talvepuhkusel. Talvepuhkusel. Et ma olen testinud neid päikseloojanguid siin ja need tõesti näevad alkoholivaba kokteiliga ka täpselt sama head ja mõnusad välja kui alkoholiga. Oi, topsid, mis sa meile toonud oled siia, Kristo? Tuled tagasi. Ja see pole kõik. Peale toidu ja alkoholid vabade kokteilide. On meil saadaval Kaif topsid, mida te saate viia koju legaalselt, mitte illegaalselt, nagu te siiani seda teinud olete. Ja kui teil on topse, Kaifi topse, siis tooge need palun tagasi meile. Aitäh, need mis läbipaistvad on. Ja nendel on olemas ka kaaned. Kõik topsid on kindlasti Eestis toodetud topsi ringi poolt. Ma ei ole päris kindel, kas kaaned ka on, aga las puu kasvab, siit maalt ei näe muidugi. Ühesõnaga on topsid, on kaaned, kõik on suletav. Kui te tahate Kaifist võtta head alkoholivaba kokteili kaasa, siis need on meil müügis. Tops ilma kaaneta on 4 €, tops kaanega on 5, hoiavad väga hästi jooki kinni. Need on need spordijoogi otsikud, ehk siis saad imeda, saad kallata, aga kui niisama raputad, siis välja ei tule. Ehk siis Kaif ja hedonism ja šallalla. Ehk siis tulge ostke Kaifist oma isiklik valge bränditud Kaifi tops, millega saate ka peale seda podcasti 10% joogilt alla, kui oma topsiga tulete. Ei ole võimalik. On võimalik. 10%. Selline pakkumine 10% tule oma topsiga. Wow. Ja kui te kirjutate kommentaari just praegu alla, siia alla, down here, down below. Oma sõbra nimega. Kes tahaks tulla oma topsiga oma jooki saama, siis me loosime välja 5 tasuta topsi 5 inimese vahel. Me unustame sellest ära. Aga proovida võite alati tulla. Pange piisavalt nimesid alla kirja ja võib-olla isegi loosime välja. Great. Kas ma võin ühe viimase lühik shout-out'i teha? Oota, üks shout-out veel. Nii, eelmine laupäev avasime Eesti kunstniku Victoria Tšuloki näituse ja see on kuskil 6 aega siin üleval. Ehk siis, kui te tahate ägedat noort Eesti kunsti näha, siis tulge vaadake kunstiga. Meil on silmailu, meil on keelekastet, tulge vaadake. Ja seda kõike saab osta ka. Kõik asjad on müügiks. Poster oli 45, särk on 35. Ma ei teagi, erinevas suuruses. Seal on visiitkaart, kui te näete pilti, mis teile meeldib, siis seal kõrval on visiitkaart. Kirjutage Victoriale sinna Instagrami ja siis ta ütleb teile hinnad ära. Et erinevas suuruses saate, ta tatoveerib ka nii, et tehke ennast ilusaks. Saab kohe tissi peale võtta. Saab, mida iganes teha. Jaanus, kas sul on ka shout-out? Ei. Mesike jõuna. Tere, Mesike. Tere, ema, isa. Ema ja isa on kõik. Kule, aga mis sul ikka, edu teile, motherfuckers. Tulge siis kõik Jaanust ja Kaarlit vaatama ja oota, teeme uuesti. Siin on Andrei esimene väljakutse, kus ta peab selle plahvatuse panema siia ruskade vahele. Oota, nii, paneme siia kõik keskele. Keskmine kaamera. Me lõikasime. See on see plahvatuse koht, mis peaks tulema nüüd. Ta saab seda esimest korda teha. Wow. Nii, et kui te tegelete videograafiaga, palun saatke mulle. Palun aidake. Meil oleks seda plahvatust vaja. Meil on plahvatust vaja. Nii, et tulge Jaanusele Kaarlile külla. Jaanusele Kaarlile. See tähendab seda tegelikult, et terve september me oleme sinuga täitsa normil graafikus baaris, nii et tulge meid vaatama. Te olete meid juba piisavalt käinud vaatama, sa aitab küll. Nüüd on Jaanusele Kaarile aeg külla tulla, sest nemad on nüüd Kaifi uued peremehed. Ja me käime nõust pesemas aeg-ajalt ja siis lähme värvi nuusutama millalgi. Ping, 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 ping.